Mihkel, sina oled esimest aastat õpetajana tööl ja oled saanud kohtuda üsna mitmete klassidega. Et kuidas sina oled lahendanud enda jaoks selle kaasava hariduse väljakutse, et kõik lapsed on korraga tunnis ja sa pead nendega toimetama? Ma arvan, et ma olen lähenenud niimoodi, et ma võtan kõiki võrdsena. Minu mõtted ja minu mentaliteet on see, et minu jaoks on kõik võrdsed ja me püüame teha asju kõik koos. Aga kui on vaja mugandada, siis ma muidugi mugandan ja ma annan võimaluse, et sa ei pea näiteks kaasa tegema, kui sa praegu tunned, et see ei ole sinu jaoks mugav. Aga tavaliselt see meetod viib selleni, et lapsed ise tahavad kaasa teha asju. Kas on olnud midagi täiesti ootamatut ka selle esimese poolaasta jooksul, kus sa oled toimetanud ja oled nagu olnud üllatuse eest, et mis nüüd juhtus või? Jaa, eks ikka on tulnud hetki, kus mõni õpilane nagu ootamatult hakkab käituma kuidagi, et siis eks see ongi uus olukord ja peabki leidma lahendusi, aga ma arvan, et või vähemalt minu nägemus on see, et kõik olukorrad on lahendatavad. Ja et kui sa räägid lastega, et siis olukorrad on lahendatavad. Ja kuidas sul see mõte on, et näiteks kas on lihtsam tulla valge lehena või on sul olnud abi sellest, et mõni õpetaja on andnud nagu sükest eelinfot, et selle õpilasega on nii või selle õpilasega naa? Kuidas sul sellega oli? Kusjuures mulle meeldib valge leht, sest minu jaoks iga inimene, kellega me ka tänaval kohtume, on valge leht. Ma ei tea ju tema kohta midagi. Siis mul on palju lihtsam inimest ise õppima hakata, kui ma tulen eelarvamusega peale, milline ta on või kuidas ta käitub. Siis minu jaoks on alati põnevam puhas leht, sest alati ju inimesed ongi erinevad ja see, kuidas nad käituvad kellegi teisega, ei pruugi olla nii, nagu nad käituvad minuga. Nii et mina võtan neid puhta lehena ja annan alati võimaluse muutumiseks. Aitäh sulle! Aitäh!